vaene väike somnambul kõnnib Toompea müüril. Kondori rasva sees ajus küpseb üks kavatsus. Ta haarab lennult musta luige ja viib ta riidekappi. Võõra naise valges kapis on musta luige nii pime. On musta luigel pime, nii pime, nii pime, nii pime. Elus päike on loojas, loojas see tõmbunud. Teise maailmasõja käigus vaheldunud okupatsioonid röövisid kümnetelt tuhandetelt Eestimaa elanikelt nende elu, kodu ja vabaduse. Tulenevalt sünniaastast ja mõnel juhul ka meelsusest võitlesid Eesti mehed vaenutsevate poolte mundrites kohati ka nii, et lihaseid vendigi üksteisest rindejoon lahutama joonistus. Küüditamine, terror, mahalaskmine, röövimine ja reetmine olid sõnad, mille tähendus seni rahumeelselt oma põlisel kodumaal elanud eestlastele vaid paari aasta jooksul hirmuäratavalt selgeks õpetati. Need, kellel režiimide eest põgeneda õnnestus, varjusid kodumaa laantesse rajatud punkritesse, kus veel sõja lõppemisegi järel valget laeva oodates punaokupantidele relvastatud vastupanu osutati. Viljandimaale Tarvastu vallas paiknevale Ennukse mäele ehitatud punker valmis 1944. aasta sügisel. Aasta hiljem haigutas selle koha peale ka rohtu kasvanud auk, mis enam kui pooleks sajandiks 7 punaväelastega lahingut pidanud eestlasele hauaaset oli määratud täitma. Erinevalt sadadest teistest varjupaikadest kinkisid ettevõtlikud inimesed Mulgimaa põhjarajal paiknevale Ennukse mäe metsavendade punkrile uue elu, mis ka tänasele eestlasele väikerahva vabaduse tegelikku hinda peaks meenutama. Tööde käigus taastati soodevahelisele kõrgendikule muldonn koos seal asunud meeskonna ja magamisruumi ning naaridega. Töökorda seati ka kunagi metsavendadele kodukolde aset täitnud pliit. Kuskil 10-11 aastaselt koos poistega sügaval nõukogude ajal sai salaja käidud metsas ja üles otsitud siis metsavendade punker Raassillas. Ja ilmselt sellest ajast saati jäi see asi kripeldama, et tol korral oli seal veel ju tegelikult inimjäänused liiva peal ja punkri põhjas ja võib-olla nüüd aastad hiljem tekkis see soov, et võiks seda kohta paremini jäädvustada ja mis veel kõige parem oleks, et võib-olla autentselt ka taastada. Et tegelikult on ju Eestis väga vähe neid kohti, kus saaks tegelikult uuele põlvkonnale näidata, kuidas elasid metsavennad ja kui raske see elu tol ajal metsas oli. Kuna vallavanem mäletas seda kohta, ta oli seal lapsena mängimas käinud, siis me tänu temale leidsimegi selle üles, selle augu seal, siis suurt midagi muud ei olnudki, lihtsalt üks suur auk ja üks rist, puurist. Et näha oli, et seal inimesed olid ikkagi käinud, et sinna risti juurde oli ka ikkagi küünlaid pandud. Ja siis me leidsime sealt ka natukene esemeid veel, mis olid neist maha jäänud ja siis tekkiski nagu see esimene mõte, et võiks ju sellise punkri nagu taastada. 2010. aasta sombusel novembri hommikul kogunes nüüdse matkaraja algusesse 100 inimest, kes üheskoos läbi sügisese metsa Ennukse mäele taastatud punkri juurde suundusid. Paari kilomeetri pikkusel teekonnal olid rändajatele kaaslasteks ka viimase sõja aastatel metsadesse varjunud inimtüübid, keda kehastasid punkri taastamisega seotud harrastusnäitlejad ja kaitseliitlased. Metsateede ristumiskohas mängiti maha ka metsavendade punkri asukoha reetmist piltlikustav lühinäidend. Иди сюда! Ну, попался, падла. Не понимаю. Будешь понимать. Имя как? Enn. Ну что, рассказывай. Kohalik mees. Poega otsin.
Ай, жаль. Mina ei tea midagi. Держи. Где бункер? Mis не понимаю? Mis bunker? Не понимаешь? Сколько там мужик? Откуда? Откуда? Сергей! Я не знаю. Тащи пацана! А, блядь. А, скотина, куда лезешь? Иди сюда. Tule siia. Стоять. Ну чё, вспоминаешь? Где? Ась? Трудно сказать. Трудно сказать. А если я его застрелю? Не надо. Не надо, не надо, хорошо. Siia. Куда стой? Где? Где? И сколько человек? 10. 10! Võib-olla. ehkki ajaloolised faktid mininäidendis kujutatust oluliselt erinevad, aimasid osatäitjad nii NKVD komissaride jõhkrust kui nendega kohtuma sunnitud inimeste hirmu vägagi tõelähedaselt. Sellest, kuidas ja kelle poolt Ennukse metsavendade punker tegelikult punaväelastele reedeti, on aastakümnete jooksul mitmeid legende jutustatud. Kuid ühes on meenutajad ühte meelt. Juhuslikult punasõduri saabas peidetud tugipunkti ei sattunud. Tegelikult oli metsavendade hulgas 1 või 2 reeturit, kes selle koha reetsid ja tegelikult oli ka hästi organiseeritud, et eelmine õhtu viidi puskarid sinna, et metsamehed punkris ennast purju võtaks, valvsus langeks ja järgmine päeva õhtul siis tegelikult ikkagi saadeti laps sinna suuskade peal sõitma, suusatama, vaatama, et kas on olukord rahulik ja tõesti mehed eelmisest päeva pidutsemisest ei olnud hommikul valvesse läinud ja nii neid punased ümber piirasid ja ründasidki neid. Ma oma kirikuõpetaja praktikast võin seda öelda, et minu juurde tuli üks Viljandi mees, ta nüüd juba puhkab seal Riiamaande kalmistul ja tema rääkis, et tema oli ka nende hulgas, kes varjas ennast seal mõned ööd seal Ennukse punkris. Ta oli korpuse mees ja noh, see juba ütleb kõik, miks ta sinna Ennuksele läks ja miks ta seal käis. Teiste seas langesid 1945. aasta 21. veebruaril Ennuksemäe punkrit kaitstes ka vennad Jaan ja Evald Sova, kelle õepoeg Heino Vares paari viimase aastakümne jooksul arhiivimaterjalidest rahvajuttudele tõhusat faktilisa on hankinud. Kuid õõvastavad meenutused talletusid ka Paistu kirikuõpetaja ning Tarvastu vallavanema poolt kogutud pärimustes. Ega nad seda punkrit täpselt ei teadnud. Koolipoiss, kes peeti teejuhiks sinna, tema oli Kostal, kas ta Oskar oli, jah? Tema võeti ka voodist välja, ma ei tea, kus ta ütles küll, kus ta tollal elasid, võeti välja. Tema oli see ohvitser, kes temaga rääkis, oli eesti keelt rääkis. Tõenäoliselt see oli see Laas, kes siin on ka kirjutatud Viljandis arki ülemdad. Muidugi ma kuulsin ka detaile nendest langenutest ja detaile ka nende käest, keda aeti nii ütelda kohalike hulgast tegema seda ümber punkri sellist teist rinnet. Et kui kellest esimesest rindest keegi läbi lipsab või põgeneda üritab, siis see teine ring võtab ta kinni. See tehti põhiliselt kohalike meeste ja endiste korpuse meeste hulgast. Aga tõenäoliselt sealt see asja alguse sai neist koolipoiste suusajaretkes sinna punkri juurde. Sealt hakati need asja siduma tuhanest need. Siin on üks Toome, oli Köster Toome. Köster ametis, Köster oli taolla kooliõpetaja ka, eks ole, kui nii võttes. Ja millegi pärast Kösterid ei olnud ju nii kergesti seal kommunisti kaasa minejad või niimoodi, aga tema oli. Ja eks sealt see asi läks, nii et kui siin on nimetatud, et agentluure tagajärel või selle andmete põhjal rünnati seda punkrit, no siis need Toome ja need olidki need agendid, kes kandsid ette, need kuskil seal peab see punker olema, et koolipoiste käest, eks nad siis oma peal vestlesid ja pinnisid välja, mida nad teadsid. Ja noh, tegelikult see punker oli oma aja kohta väga põnevalt ehitatud, sest samast punkrist ei pidanud maa peale tulemagi, sai minna nii alla, mäest alla minna veeni
ja samas niisugune mitme kõrguse pinna vahel olev käik toimis hästi ventilatsioonina. Aga ümberpiirajad oskasid seda oskuslikult kasutada, sest ilmselt ju reetur teadis, kuhu käigud viivad. Siis alumisse käiku tehti lõkke ja see suits täitis kogu punkri ja paraku pidid nad välja tulema ja neil oligi raske võidelda. Samas ka meenutustes öeldakse, et seal pidi olema lennukipomm, et nad olid valmis ennast õhkima, kuid traadid olid jäätunud ja see lõhkamine ei õnnestunud. Punkrit tehes me uurisime küll, aga ei avastanud ühtegi pommi ega, et võib-olla oli siis mineeritud kuskil eemal. Helluspäike on loojas see tõmbunud. Helluspäike on loojas see tõmbunud. 2010. aasta 13. novembril peeti Ennuksemäel taastatud punkri avamisel maha näitlik lahing, mille käigus punaväelasi ja metsavendi kehastavad tegelaskujud toonaseid sündmusi taaselustada püüdsid. Ainsa dokumendina kirjeldab pea 6 tundi kestnud tulevahetust NKVD-laste poolt Moskvasse saadetud lahinguraport. Ettekanne punkri hävitamisest ja lahingust. Ja seal ta loeb need relvad ära. 10 vintpüssi, 2 Teklerov kergekuulipildujad, 4 automaati ja ühe koha peal on seal 3 püstolid ja teise koha peal 4 püstolid, aga padruni muidugi palju ja käsigranaati ka palju, ja bunker on mineeritud. Et nende kaotused pannakse, et tapetud on üks leitnant, NKVD üks väeosa number 138 ja raskelt haavatud üks võitleja, selle polgu võitleja Denisenko. Need 2 tükki need surma sai. Et see oli raskelt haavatud, aga pärast ta suri igatahes kätte ära. Ja lahingukäik, et siin on kuskil nimetatud ära, neil oli 7 luuki, kus tulistamine käistad. Ja see, et nad seal suitsuga välja põletati, seal taheti suitsuga välja, nad hingata polnud, kes aga välja tuli, see surma sai. Need viimased ütlesid, et tema jutu järgi, et nad valgele selle rätiga lehvitsid, et seal lasti veel käsi läbi see rong Kelmaril. Et valge rätiga lehvitsid, siis jäeti tuli seis ja nad tulid siis välja, need 5 tükki saadi elusalt kätte. Kuskile selle rongmeeta, kuidas seal on, rongmeeta siis peab vennapoeg või keegi, vist oli vennapoeg. Too käis ka siin, ütleb, et nendel on jutu järgi niimoodi, et isegi see meeta viskas ühe vene käsigranaadi isegi tagasi, sai selle, kui ju ta pidi niimoodi potsatama nina alla, et ta jõudis kähku selle ära visatada. Viidates ümbermattimise eel teostatud ekspertiisi tulemustele, kirjeldab Heino Vares, kuidas käitusid NKVD võitlejad Ennuksemäe lahingus langenud eestlaste surnukehadega. Eks sinna visati kindlasti need lõhkepakette või granaate sisse, sest ekspert ütles pärast nende luude kohta, et kuidas saab sääreluud olla niimoodi puruks. See peab hirmus jõud olema, eks on. Selge, laibad visati sisse, kui need ära tuvastamine käis ka mingil määral, ütleb, et küla pealt toodi inimesi, kes pidid tuvastama. Ja eks nad pärast visati sinna sisse ja lõhkeaineti selle peale ja kes seal järgmine päev käisid või ülejärgmine päev, need ütlesid, et mantlisiilud või need olid sealt liiva alt näha, nii et ega ta sügaval üldse ei maetuki, visati natuke peal, läksid minema sealt. Siin on meie küla mehed, siin üks naisterahvast olla, tema oli vist 18 ja need poisid, kes seal naabripoisid oli vist 16 või niimoodi, siis nad käisid suuskadega seal vaatamas seal. Oli küll jutuks, et valve oli peal ja kedagi lastud juurde. Tegelikult poisid ütlevad, et nemad käisid ei olnud seal küll mitte ühtegi valvet, aga verd oli palju seal maas, eks ole, lumi oli verine. Ja need punkri sellest, need mantli või kasukasiilud, mis seal olid, need paistsid välja. 6 tundi väldanud tulevahetuses langes ka taluperemees Karl Tilk, kelle hukkumist NKVD-lased ka oma lahinguraportis mustvalgelt kinnitasid. Sellele vaatamata käisid punavõimu esindajad hiljem korduvalt tema lese ja tütre käest väidetavalt põgenenud mehe asukohta pinnimas.
ja tema oli kaitseliitlane omal ajal ja vallas oli ta tegev ja üsna suurt talu oli, mis juba kulakluse nimekirja läks ja siis meid käidi pidevalt otsimas meil kodus seal, et kus su isa on, emaga võeti meid eraldi nagu ülekuulamisele ja kus su isa on, millal sa nägid teda viimati ja ema käest täpselt samuti uuriti ja korduvalt. Ja kuigi nendel pidi olema teada, et siin see lahing oli, et mehed siin otsa said, et mu isa ka siin oli, aga see lihtsalt ei tunnistatud või ei tahetud tunnistada. Lisaks pidid punavõimu poolt sakslaste käsilasteks ja kulakuteks tembeldatud metsavenna Lesk ja tütar taluma korduvalt uute võimurite poolt nende koju korraldatud röövretki. Aga otsel kodust välja ei tõstetud, kuigi iga päev viidi mingi mööbliese vallamajja jälle, et on mingid puhvet kappi vaja või tooli või lauda. Või siis meil oli veel paar siga sõja suvest üle jäänud ja need siis tapeti seal meie oma kodu väravas, kui oli seal täitukomitel oli mingi oleng või pidu või siis tuldi. Meie talusse võeti siga, tapeti meie oma silmal ära ja viidi vallamajja. Aga me lasime selle ühe lehma piimast ära ja elu jäi sisse. Ennuksemäe punkri asukohale püstitatud tagasihoidlik rist, mille ümbert ka põlenud küünlaid võis leida, andis tunnistus selle kohta, et võõrvõimu keelule vaatamata metsavendadele nende langemiskohas ka okupatsiooniaastate jooksul austust käidi avaldamas. Omaste palvel maeti 1993. aastal Ennuksemäel langenute säilmed Kaitseliidu Sakala maleva võitlejate poolt osutatud sõjaväeliste auavalduste saatel Paistu kirikuaeda. Kuid ka seal tabas neid peagi nimetute punarežiimi kollaborantide barbaarne viha. Aeg oli tollal keeruline ja kui me seda asja siin organiseerisime ja mina olin just siin kirikupoolne organiseerimise üks peaorganisaatoreid, siis kõigepealt muidugi ei lubanud mul ka üks kiriku tegelane neid siia mittemata kalmistule. Lõpuks me siiski loa saime ja me matsime nad siia kirikuaeda, aga ta ei aktsepteerinud seda põrmugi. Teiseks sain ma 2 ähvardust kõnet. Helistajaks oli meesterahvas, lauatelefonile tollal veel. Umbes nii, et kui sa need bandiidid sinna kiriku ette matad, siis sa veel kahetsed seda. Aga õnneks ei ole küll siiamaani minuga midagi juhtunud. Pastor Asuküla puhul piirdus nimetu helistaja vaid ähvardustega, kuid peagi langes kalmule püstitatud puust rist juba reaalse rüüstamise objektiks. Ükskord murti see suur 15x5 prussist tehtud rist, kes seda teab, see oli siuke 3-meetrine puruks, kujutad ette. Ükskord siis pandi see põlema, visati sinna bensiini peale, aga õnneks minu kirikuteenija Marta nägi ja tema jooksis veepangega ja kustutas selle ära. Nii et näete, ka tollal, kui me see ümbermatmised oli ka vastuseisu. Kuid maapõu andis metsavendade säilmeid välja veel ka aastaid hiljem, mil Ennuksemäel juba punkri taastamistöid tehti. 2010. aasta 13. novembril sängitati sõjaväeliste auavalduste saatel taastatud punkri naabruses hauda sarka viimaste seal lebanud luukatketega. Vastavalt raportile langesid 1945. aasta 21. veebruaril Ennuksemäe punkri kaitsel Erich Kaasik, Aleksander Kristjan, Peeter Mallene, Paul Oolep, Evald ja Jaan Sova ning Karl Tilk. Samma kidurmaa ja mullameel, põllunõlvad, metsaared, mõisaluhad, laaneteel. Pojake, kes sulle ütles, kus on meri kodumaa, 1000 ringi, 1000 kääru, ei see tee. Lahingust pääsesid küll eluga Aksel Ritt,
August Elmar ja Meeta Ronk ning Arve Trull, kuid peagi pidid ka nende eluküünlad nõukogulike repressioonide survel kustuma. Tänu Tarvastu valla eestvedamisele ning Võrtsjärve ühenduse toetusest tuleneva liiderprogrammi rahastamisotsusele on Ennuksemäe punker täna juba uuele elule ärganud. Laante rütme peidetud varjupaik on nüüd kohaks, kus soovi korral ka ise metsavendade elutingimustega tutvust teha ning askeetlikus meeskonnaruumis oma maa ja rahva ajaloo üle mõtteid mõlgutada. Kui me tegema hakkasime, siis oli palju inimesi, kes võib-olla jätsid seda ütlemata, mõni ütles ka otse välja, et ta ei saa aru, miks te metsas kaevate ja raha matate. Aga täna, kus on see kõik on valmis, siis ollakse väga rahul ja praegust, kus ta on üheks valla kõige atraktiivsemaks turismi- ja vaatamisobjektiks kujunenud, et enam selliseid küsimusi ei ole. Me seadsime sisse ka külaliste raamatu ja sealt on näha, et peaaegu iga päev seal on keegi käinud. Ja inimesed teevad seal kas või pikniku ja siin talve poole oli ka rohkem selliseid grupiviisilisi ekskursioone lausa ja kõik lasteaiad, valla lasteaiad on käinud näiteks seal. Et inimesed suhtuvad minu meelest ikkagi sellise kerge aukartusega ka, et igaüks nagu sinna ei lähe, et selles mõttes loodame ka edaspidi lihtsalt laamendama või lihtsalt pidu pidama, et see on ikkagi nagu mingis mõttes püha paik, et võib-olla ka see metsameeste haud annab seal selle oma värvi juurde. Tänapäeval noored ei tea enam väga palju sellest ajast, et enam ei räägita, see teema ei ole nii aktuaalne, nagu vanasti võib-olla oli. Ja tegelikult sageli paneb see ikkagi ka noori inimesi väga sügavalt mõtlema. Et teinekord on ikkagi see, et sa lähed sinna mingisuguse sellise teismeliste pundiga ja mõtled, et mis sealt nüüd tuleb, aga siis lõppkokkuvõttes nad ikkagi kuulavad ja küsivad ja imestavad, et kuidas selline aeg sai üldse olla ja et miks inimesed niimoodi tegid üksteisele, et juba see reetmise moment ja et see on juba nagu arusaamatu. Või see, et sa oled süüdi sellepärast, et sa oled sõdinud nagu valel poolel, eks ju, et sellepärast sind tahetakse kuskil ära saata. Kui uus põlvkond noori tuleb peale, et see, kui raske oli ajaloos, võib-olla on neil raske mõista kuivalt lugedes mingeid artikleid, kas siis lehest või meenutusi või kooliõpikuid. Aga tegelikult läbi selle peaks just noored inimesed mõistma, et selline väike riik ja oma keel ja vabadus, et see ei ole iseenesest, et läbi aegade on selle eest võideldud, et väga loodan, et ka meie uus põlvkond mõistaks seda ja ilmselt võib-olla teisel kujul, aga nad ikkagi hoiaksid meie keelt ja riiki, et me oleks ikkagi vabad. Me ei peaks kedagi kartma ja kellegi käest küsima, mida eestlane võib teha, mida mitte. Noored inimesed, kes loevad ja õpivad koolis ajalooõpikuid, nad alati ei saa aru, mis tähendab metsavendlus. Metsavennad, inimesed varjasid ennast metsas, võitlesid Nõukogude võimu vastu, et paljud, kes on noored käivad, alles nüüd nad hakkavad aru saama. Et see on tegelikult väga oluline. 2011. aastal ühel vihmasel suvepäeval koos perega Ennuksemäed külastanud Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilvese sõnul kannab see Tarvastu vallas taastatud muldonn ka täna meie rahva jaoks sügava sisuga sõnumid minevikust, olevikust ja kindlasti ka tulevikust. No me peame aru saama ja eriti järgnevad põlvkonnad peavad mõistma, mis on Eestis juhtunud olnud, kuidas eestlased on oma vabaduse eest võidelnud, kuidas on selle eest kannatanud. Kui me ei tee seda, siis jäävad domineerima sellised müüdid, sellised kommunistlikud müüdid mingitest bandiitidest ja muu täielik jama, kus siis Eestimaa parimad pojad ja tütred võitlesid surmani Eesti
vabaduse eest, ka siis, kui oli kõige lootusetum aeg, ei andnud alla, ei löönud käega, ei nõustunud okupatsioonivõimuga. Meie noorem põlvkond peab seda teadma, et kui jääb domineerima selline kole, õudne müüt mingitest vabastajatest, kus kaheldaks isegi, kas oli okupatsioon, milles ei ole mingit kahtlust, kui me näeme, mis siin tehti. Kui ei saada aru, mida tähendas NKVD, tema järeltulija KGB ja kui nende järeltulijad on endiselt siin osalevad meie päevapoliitikas, no siis KGB, mis sest, et oli KGB-s, aga tegelikult see on üks kuritegelik organisatsioon, kes ei ole kunagi vabandanud oma kuritegude eest. Ja see on hädavajalik, et minu tütar teaks sellest, et see ei tuleks mingiks uudiseks kellelegi. 1000 ringi, 1000 kääru, ei nii